Nii, ilusti on sisse võtnud. Ära nüüd ära mine. Saame sulle kätte. Ops, tasa. No nii, tervitus kõigile. Täna on 6. juuni. Põhimõtteliselt on mul puhkus. Ja tuleb hakata kalal käima. Tähelepanelikumad vaatajad on vast juba märganud, et miks ma täna alguse sedamoodi filmin. Mul on nimelt uus kaamera lõpuks, ehk siis DJI Osmo 6. Ja alles täna hommikul sain selle kätte. Nüüd tuleb katsetama hakata, sest täiesti võõras kaamera. Kuidas mingid seadistused peale panna, mis on kõige parem, mis on kõige halvem. Ei oska esialgu öelda. Siit ka palve kõigile, et kes on juba pikemaaegsed DJI kasutajad, pange palun kommentaaridesse kirja oma kogemused, mida soovitate, mida ei soovita. Kõik negatiivsed ja positiivsed kommentaarid on oodatud. Täna tuli natuke hiljem, kell on 3:30. No kuskil 3 tundi äkki püüan lihtsalt kaamera katsetamiseks. Ilm on täna selline, kui ta on. Suht pilvealune ja hästi kõva tuul. DJI-le vist tuleb esimese asjana osta karvamütsiga eraldi mikrofon, et tuul ei segaks. Aga no näis. Okei, ma nüüd lülitan uuele kaamerale ümber, nagu ikka, põhjaõng, räim, lant. Vaatame, kas õnnestub uue kaameraga kohe midagi videosse saada. Ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Näeme. Nii. Esimesed visked. Uue kaameraga. Vaatame, kas täna üldse jääb midagi linti või mitte. Mis ma huviga avastasin või mitte huviga, õigemini imestusega, et sellel vist ei ole sellist režiimi, et ma saan panna 5 minutiks filmima ja siis kaamera ise lülitub välja, nagu ma olen GoProga harjunud. Selle miinuseks on muidugi see, et kui selle 5 minuti sees võttu ei tule, siis võib kõige ilusam hetke äkki videost välja jääda. Et alati, kui kaamera on kinni ja võtt tuleb, siis paned käima ja hakkad hoopis juba kala väljavõtmist näitama, aga mitte kala võttu. DJI-l on mingi pre-rec funktsioon, ma ei ole veel sellest täpselt aru saanud, eks peab katsetama. Nagu ikka, alguses palusin, siis kirjutage kommentaarides, mis kõige parem oleks kalalkäigu filmimiseks. Üks viimaseid oste oli mul veel uued prillid, polaroidid, polariseerivad ja nendega näeb praegu üli hästi siia jõe põhja ja vesi on ikka ülimadal. Kui siin kalaretked kanalilt küsiti mu käest, et kui sügav siin on ja ma suure häälega ütlesin, et siin on 1,5 meetrit vett, siis ma vist panin kõvasti üle, et seal keskel on võib-olla heal juhul meeter, kui sedagi. Seega jah, hästi madal, et nende prillidega näeb praegu päikesega eriti hästi veel siia praktiliselt jõe põhja igal pool. Kalu küll kahjuks ei näe, aga äkki ei olegi kalu. Vot nii, ma hakkan nüüd katsetama, ootan natuke, millal räimed sulavad, siis panen ka selle püügile. Nii et täna on rohkem selline uue kaamera katsetamise päev. Näis. Kas hakkab mulle see meeldima või mitte. Esimene asi, mis mulle kohe väga meeldis, on see magnetiga kinnitus, mis käib nii-öelda selle aluse külge. GoProga oli alati see teema, et kui tahtsid kaamerat ära võtta, siis kruvi lahti, pärast jälle säti paika, sellega jääb krõps-krõps praktiliselt, nii et see on juba esimene positiivne asi. Aga okei, ma nüüd vanast harjumusest vahepeal panen kaamera kinni. Vaatan, kas ahven on ikka rohkem liikuma hakanud või mitte. Ja mis siit üldse saama hakkab. Okei, mina jätkan. Esimene võtt ka. Nagu ikka, kaamera oli juba väljas ja vana harjumuse jõuga. Hauk kindlasti, aga võimalik, et isegi kotikala on. Jaa, ilus haug. Ops. Nii, esimene kaamera on siis sisse õnnistatud. Iseasi, kas peale midagi jääb. Või see on ikka nibin-nabin mõõdus. Siputab küll ilusti. Nii, ilusti on sisse võtnud.
ära nüüd ära mine, saame sulle kätte. Ops, tasa. Lähme suga siia poole ja... Ops, nöör läks katki. Kurraad küll, mis nöörid need on, ma ei saa aru. Nii, selline seis, see on alamõõduline. Kindlasti seda ma ei hakka üldse mõõta võib, aga see on alla 50 kindlasti. Igaks juhuks mõõdame. Nii, kus meil on mõõdulint siin sai ka teha. Kalakotile korralik inventuur ja puhastada teile. Nii, see on... ei olegi 57 sentimeetrit. Mul on tunne, et ma panen ta jälle lõksuga vette. Ja siis proovime edasi. Et see lõksu teema küll paljudele ei meeldi, aga ma ei taha kohe kalaga nüsima hakata. Et vast saame nii hakkama, et mõnda aega ta peab siin selle lõksuga vastu. Nii, nüüd on jälle lõksunöör sassis nagu alati. Okei, ma pusin selle lahti ja siis filmime edasi. No nii, 57 sentimeetrit pikk ja kilo 320 oli. Tõmbasin jälle hambaga kohe korralikult näpu katki jälle, ma kohe oskan seda. Panin ta lõksuga siia esialgu vette. Vaatame, nüüd on vähemalt kaamera sisse õnnistatud kalaga. Natuke muidugi ikka proovin, tahaks räime ka veel katsetada ja... Aga jah, soovitage head režiimi, millega oleks võimalik kõige suurema tõenäosusega võtt peale saada ja samas, et akut tühjaks ei ime ja kaart täis ei saa. Mis mul praegu miinuseks on see, et ma kasutan ainult selle DJI sisemist mälu 50 giga, millest siis 46 on tegelikult ainult kasutuses praegu, või saab kasutada tähendab. Et kindlasti ostan siia korraliku SD kaardi ka. Nii et kõik soovitused on teretulnud. Nüüd ma veel natukene ootan, räimed on siin vee sees mul leos, et ära sulaksid, siis panen selle püügile ja vaatame, mis edasi saab. Okei. Nii, ma kardan, et siin pikka pidu ei ole. Järsku läks pimedaks ja varsti vist on siit kõvem raksakas vihma ja võib-olla ka äikest oodata. Rohkem võtte ei ole olnud, tegin nüüd landi vahetuse, palin päris hõbedase räseneni otsa, vaatame kas nüüd varjus äkki see meelitab midagi välja. No nii, korralik vihm. Aga see on selline tugev vihm, see läheb vast kiiresti üle. Ainult, et märjaks saadma kohe korralikult. No nii, koduminek, vihm järgi ei jää. Puud enam ei päästnud, ma olen läbi märg nagu kalts. Haug on kotis, ridad koos ja koduminek. Ainuke positiivne asi, et äkki see vihm tõstab nüüd veetaset ja järgmised puhkusepäevad tulevad kõrgema vee ja rohkema kalaga. Aga sulle aitäh vaatamast. Pane siis palun kommentaaridesse oma arvamused DJI kaamerast. Osmo 6 on minul siis. Mis režiimid oleks kõige paremad, mis sulle meeldib, mis ei meeldi. Ja ega siin midagi. Näeme järgmine kord. Ja tšau. Vihmaga on ikka mõnus kalal käia. Hakkasin kaldast üles tulema ja peaaegu olin üleval, kui käisin kõhul ja sõitsin 3 kallast alla kõhu peal. Niuke tunne, nagu oleks mudaloigus püherdanud. Aga no mis teha, selline see kalamehe elu on. Et auto juurde ja mingi kaltsuga ennast enam-vähem puhtaks ja riided pessu. Homme vist kalale ei saa.